Tere päevast teile kõigile! Mul on hea meel, et te olete täna siin Facebookis mind kuulamas-vaatamas. Ja nagu näha, siis Facebook on kiire toimetama, et juba on vead parandatud, mis eile siin toimusid. Ja nii palju, kui tahaks arvata, et minus oli mingi nii suur energia, et Facebook ei toiminud, siis see kahjuks ei vasta on ju tõele, et tegelikult ikkagi on Facebooki enda teema ja lihtsalt mina valisin sellise päeva, et tulla laivi. Mul on hea meel sind siin näha, ütle tere võimalusel, kui sa vähegi tunned, et see info võiks jõuda ka sinu Facebooki sõpradeni, siis vajuta jaga, ma jagasin seda enda kontole ka, võib-olla oled sa hoopis seal vaatamas. Ja teadmiseks, et ka salvestame selle, et ma olen Zoomi kaudu siin täna otse-eetris ja hiljem siis paneme selle ka Kaio ja Consultingu YouTube'i lehele ülesse. Ma soovin alustada ühe looga. Kui ma tulin Balile 2 aastat tagasi, siis ma olin alguses üsna šokis, sest siin oli kohati väga palju mustust. Üks asi mustus ja teine asi ka, et prügi vedeles tõesti igal pool ja seda prügi põletati ja ma pole elu sees nii halbasi, lõhnasi, haisusi tundnud oma elus kui siis, kui mingeid asju põletati. Ja see oli minu jaoks hästi-hästi keeruline, et sellest aru saada. Ma ise sordin alati prügi, ma vaatan, et mul midagi maha ei kuku, ma korjan vahel teiste järelt, kuigi seal on mul veits trots sees, et kuna ise ma olen nii hoolas, siis miks ma pean teiste järgi koristama. Aga siis ma kolisime novembri alguses 2023 oma püsivasse elukohta ja seal oli naabrinaine, šveitslane, kes oli hästi loodussõbralik naine, riietus ainult vastavalt ja nii edasi. Ja siis ta jagas mulle, et Kai, kas sa tead seda, et tegelikult Bali inimesed vanasti sõid ainult kookosekoore seest, nad kasutasid ainult banaanilehti, nad sõid sõrmedega ja kui neil sai söödud, siis nad viskasidki selle üle õla sinna orgu, sest see kõdunes seal ära. Siis aga tulid siia teisest riigist, Austraaliast, Hiinast, kus iganes inimesed, kes tõid plastiku. Aga keegi ei harinud Bali inimesi ja suure tõenäosusega Indoneesia inimesega võtame see Bali, sest minul on just kogemus siin, et plastikut ei tohi niimoodi üle õla loodusesse visata, sest see ei kõdune, nii nagu banaanileht või kookos või mida iganes nad veel kasutasid. Ja see lugu muutis minu vaatenurka. Ja kui varem oli mul olnud pahameel Bali inimeste peale, et kuidas nad on nii hoolimatud emakese maa suhtes, neil on antud imeline loodus siin ja nad reostavad seda, siis sain ma teise vaatenurga, et sellel on ka, saab teistmoodi vaadata seda. Ja ma ei olnud enam, minu sees ei olnud nagu seda ängi ja pahameelt nende inimeste vastu. Nad lihtsalt ei tea, neil on vaja muuta vaatenurka. Ja selleks, et seda saab teha, oli kõigepealt minul vaja muuta vaatenurka. Ja hästi palju on täna õnneks selliseid külasid, Banjar kutsutakse siin neid kogukondasid Balil, kes on hästi teadlikud ja seekord mul on au ühes sellises elada, et meie tänav on puhas, eks vahel ikka mõni asi on maha kukkunud. Kui ma lähen järgmine päev, on see sealt ära võetud. Prügi viiakse ära vist 2 korda nädalas isegi, me sorteerime prügi vahel mingit klaasi ja plastikasju, kuigi üsna vähe mul neid tekib, viin ma Green Schooli juurde, kus on selline taaskasutuskeskus, võib öelda. Nii et ma muutsin oma vaatenurka ja ma näen, kui paljud Bali inimesed on oma vaatenurka muutnud. Ehk siis mingid asjad toimuvad meie ümber, aga küsimus on selles, kuidas me nendesse suhtume. Kes nüüd on tulnud siia vaatama ja veel mind ei tunne, siis mina olen Kai Oja, elan hetkel Indoneesias, Bali saarel, kus minu kõige vanem poeg käib siis koolis, olen siis teistkordselt siin elamas ja täna ma ei hakka sellest väga palju teile rääkima, et küll selleks on teine aeg või leiate mu YouTube'i kanali Kai in Bali, mida ma siis inglise keeles teen, kus te saate ka minu elu ja olu kohta vaadata ja kuulata. Aga täna olen ma siin selleks, et jagada teile siis oma teadmisi
jagada teile oma kogemusi, nii palju, kui neid siin arvuti vahendusel saab, teemal, et rikkus ei ole ainult raha, vaid see tegelikult algab mõtteviisist. ja ma alustuseks soovingi teile tegelikult jagada ühte videot ning seesama vaatenurk, mida ma siin teile rääkisin, sellest tuleb meil täna ka hästi palju juttu, sest see on tegelikult üks kõige olulisemaid asju meil siin elus. Ma loodan, et sa oled minuga nõus. Nii, ma panen nüüd selle video käima, ma väga loodan, et Facebookile ja kõigile see sobib, sest see on tegelikult mul nii Facebookis kui YouTube'is ka üleval, aga vaatame selle korra koos ära. On väga-väga lihtne saavutada seda, mida tahad. Aga see teekond ei ole mugav. See on sinu enda kohustus panna ennast tegema ka neid asju, mida sa teha ei taha. Seda kõike selleks, et sa saaksid olla see, kes sa päriselt olla soovid. Et sa saaksid saavutada kõike, mida sa päriselt saavutada soovid. Aga sina oled nii kuradi hõivatud sellega, et ootad seda tunnet, et sa tahaksid neid tegevusi teha. Sa ei hakka seda tunnet mitte kunagi tundma. Mitte kunagi. Keegi ei tule sulle appi. Mitte keegi. Keegi ei tule sind sundima ega edasi aitama. Keegi ei tule sulle ütlema, et pane telekas kinni. Keegi ei tule sulle ütlema, et mine õue, tee trenni. Keegi ei tule sulle ütlema, et kandideeri nüüd sellele töökohale, millest oled alati unistanud. Keegi ei tule ja ei kirjuta su äriplaani sinu eest valmis. See kõik on sinu enda teha. Ja kuni sa jäädki alatiseks tegema ainult neid asju, mille osas tunned, et tahad neid teha või mis tunduvad sulle sellel hetkel mugavad, siis ei viigi sa kunagi oma unistusi ellu. Kui sa just ei taipa, et pead olema ise endale lapsevanem, et sa pead ise ennast sundima. Ja kui sa sellest lõpuks aru saad, siis algab sinu tõeline elu. Mis on selle video sõnum sinule? Aitäh, Kristina, näe, üks sinu lemmik videosid ja pean teile tunnistama, et see ei ole üdini minu välja mõeldud, see on inspireeritud Mel Robbinsi samanimelisest videost, sealt üks väike osa olen siis teinud niimoodi eesti keelde ja see ilmus märtsis 2021 ja ma olin sellest hästi-hästi vaimustuses. Ja mul oli väga hea koostöö mu laste isaga siis sellel hetkel, kes seda videot mul aitas teha ja nii edasi. Ja ma sain hästi palju häid kirju, häid sõnumeid selle eest, et vau, see on inspireeriv, keegi vaatas seda iga hommik ja nii edasi. Ja siis mul oli 2 sõbrannat, kes olid tollel hetkel mu sõbrannad ja üks arvas, et pole nagu eriti hea ja üks arvas, et täiesti halb, see tuleb kindlasti kohe maha võtta. Ja ma kaalusin seda, sest et ma mõtlesin, võib-olla on tõesti halb, et tegelikult inimene ikka ju vajab abi, et mis siis, kui oled mingi sõltlane või sa oled ikkagi nii mustas augus, siis ei saa ju öelda seda, et keegi ei tule sulle appi. Ikka ju tuleb appi. Ja tegelikult hiljem selgus, et sellel ühel sõbrannal oligi juhtunud hästi traagiline sündmus tema tuttaval kuskil, kus inimene oleks tegelikult vajanud abi ja siis ta võttis endalt elu ja see jällegi näitab, et vaatenurk oli temal hoopis teine ja kui mina kohkusin ära, siis ma ei saanud aru tema vaatenurgast ehk me seal ei kommunikeerinud, hiljem see tuli välja. Ehk siis see video on motiveerivaks nendele, kellel on vaimselt ikkagi kõik hästi, kellel on ka see tugi olemas, kes julgeb öelda, kui tal on millegagi abi vaja ja kes tuleb sellisesse kohta nagu täna, et oota, ma soovin teada, kuidas elada paremini, ma soovin endast paremini teada saada, ma soovin teada saada, mis on need rikkused minu sees. Nii et see video ei olegi mõeldud nendele, kes on elus väga keerulises kohas ja ma soovin, et meil kõigil oleks silmi ja kõrvu märkamaks neid inimesi, kes tegelikult ka vajavad tuge ja ei saa võib-olla täitsa ise hakkama. Ja selle video üks olulisemaid sõnumeid minu jaoks on see, et me peame ise olema endale lapsevanemad.
ma olen nüüd olnud aastast 2018 detsember hästi süsteemsel enesearengu teekonnal. Te kõik teate, et minu teekond sai alguse küll juba varem ja eks ma olen seda ka kuskil jaganud, aga just Bob Proctori õpetustest, kui ma läksin tema VIP-vebi seminarile Torontosse, mis maksis mulle 15 000 USA dollarit, lisaks lennureis, lisaks 7 ööd ööbimist hotellis ja sealt tagasi tulles, kuidas ma kasvatasin oma sissetulekut kiiresti, alustades personaaltreeneri tööd ja siis lõpuks, kui inimesed hakkasid mult küsima, et Kai, mis sul toimub, et kuidas sul on nagu, sa oled juba ammu sealt seminarilt tagasi, aga sa ei olegi tagasi langenud, siis ma mõtlesin, et ma tahaks teistele ka sellest rääkida, mida ma teinud olen. Ning võibki öelda, et selle aasta sügisel, septembril sai mul siis 6 aastat sellest, kui ma olen juhendanud Bob Proctori õpetusi ja ma olen totaalselt muutnud enda elu, ma olen väga paljude inimeste elusid muutnud ja puudutanud ja loomulikult on nad tegelikult seda ise teinud, lihtsalt olen ma olnud seal toeks. Ja täna ma tulengi siis rääkima siin sellest, mul on üks hästi suur uudis ka, mida ma juba vaikselt olen kuskile poetanud, aga sellest ma räägin natukene lõpupoole, et alguses, kes te panite ennast ikkagi kirja sellele tasuta otse-eetrile, siin ma kuulutasin selle on ju välja tasuta veebiseminariks, aga siis ma otsustasin, et ma tahan, et kõik saaks seda näha, sest see info, mida ma nüüd siin jagama hakkan, on üks kõige olulisemaid asju. Millised rikkused on sinu sees, sa võid mul hakata siia juba nimetama, on ju. Milline on see rikkus sinu sees? Näiteks üks rikkus on kommunikatsioon, et meil on võime rääkida ja kui palju probleeme tekib inimestel sellest, et me ei kasuta seda rikkust, on ju. Neid on kindlasti rohkem, aga mina tahan täna rääkida 6 konkreetsemast rikkusest, mida siis ma nimetan kõrgemaks võimeks ja ma räägingi alguses seda sellise nurga alt, nagu kunagi Bob Proctor mulle õpetas ja ma annan endast parima, et ma panen siia juurde siis iseenda kogemuse, iseenda näited. Te võite väga vabalt siinsamas video all kommenteerida, ma hoian silma peal just Kaio ja Consultingu lehel ja ma näen siin teie kommentaare. Vello vastab, et ole endaga aus ja usu endasse. Absoluutselt. See on üks minu suur sõnum olnud kõigile, et eriti need, kes tulevad mu mentorlusse, et see mentorlus saab toimida vaid siis, kui sina oled enda vastu aus ja sa oled ka minu vastu aus, et kui sa ikka ei lugenud seda lugu või sa ei teinud neid harjutusi, siis seda ütle. Pole ju mõtet valetada, kellele me siin valetame ja mida me siin petame. Ja ma olen ise tundnud, et ma ei ole juba mõnda aega, kuskil aasta aega üdini aus olnud enda vastu. Nii et täna ma tahan sellest ka natukene lähemalt rääkida. Loodan, et sul on ka paber ja pliiats ilusti olemas, et sa saad märkmeid teha ja nagu sa tead, siis jääb seesama live jääb tegelikult siia veebilehel ülesse esialgu 30 päevaks ja siis võib-olla saame ta siia tagasi panna. Facebook on ju kustutab need laivid ära 30 päeva pärast, aga me salvestame ja saame panna selle ilusti ülesse ka pärast YouTube'i. Nii, mida ma siis soovin teile nüüd rääkida? Ma soovin teile avada sellise tööriistakasti, mis avardab sinu mõistust. See näide, mida ma teile kõige alguses tõin paali ja prügi kohta, kes ei kuulnud, siis saate pärast järgi kuulata, siis minu teadlikkus sellest kindlasti väga palju avardus, kui ma kuulsin, et miks need asjad siin on sellised, nagu on. Ja ma arvan, et see on üks asju, et ma siis ei torma inimesi hukka mõistma. Eks mul on üks hästi armas sõbranna Viljandis, kellele ma ütlesin mingi aeg, et vaata nii väike või ma äkki olin rongis, tulin ja midagi rääkisin talle, et see oli 3-aastane, istus kogu aeg telos, et mul oli nagu nii kahju, et kuidas üks ema laseb 3-aastasel istuda lihtsalt terve pika sõidu telos. Ja siis ta ütles, aga Kai, sa ei tea, äkki ta on üksik ema, see oli tema ainuke hetk, et ta sai üldse üksi olla. Ja ma mõtlesin, vau, kui hea vaatenurk, et me kipume nii tihti andma inimestele hinnanguid, eks. Nii et seda, mida me ei tea, me ei saa teada ja seda, mida me ei tea, ei tähenda, et seal ei oleks olemas. Nii et kui ma nimetan sulle need 6 kõrgemat võimet, kujutlusvõime, keskendumisvõime, intuitsioon,
sinu mälu ehk võime mäletada asju, arutlusvõime ja vaatenurk, siis need on meil kõigil olemas. Need on meil kõigil olemas. Ja isegi kui keegi ütleb, et aga mul ei ole kujutlusvõime nii hea või et ma ei saa oma intuitsiooniga ühendust või mul ei jää üldse nimed meelde, siis see on lihtsalt mingi lugu, mida me endale räägime. Et sa teaksid, et tegelikult on need su sees olemas ja need on võimalik välja arendada. Ja täna nüüd nii palju, kui siin ajaliselt saab, ma räägin sulle nendest kõigest ja too enda elus ka paralleele, et kuidas need sinu elus siis nagu väljenduvad ja kuidas sa neid kasutad ja ma annan iga võime kohta ühe harjutuse ka, mida sa saad ise siis kodus teha, me täna siin pausil ei hakka panema. Et kuidas neid võimeid siis nagu edasi arendada. Ja muidugi selle otse-eetri lõpus on mul sulle ka üks pakkumine, mis on totaalselt muutunud, mille pärast ma olin nii elevil eile ja tegelikult olen ka veel täna. Kuigi täna on juhtunud kõikvõimalikud asjad, mul on natukene pea valutanud, meil oli mingi veeavarii, siis kui seda tuli koristama, siis mu vannituba ja pool tuba ujus. Ühesõnaga palju asju, mis on mind justkui proovile pannud, aga mina lähen ikka sirgelt oma plaanidega edasi. Nii, ma siis näitan sulle tööriistu, mis avardavad sinu mõistust ja võib öelda, et need on isegi ka saladused. Tihti me seda nii kutsume, kui me nagu nendest ei tea, sest seda koolis ei õpetata, on ju. Ja nende abil siis saadki, mitte ei saa, sa tegelikult loodki oma maailma, sa lood nende abil oma maailma ja sa ei lase sellel välisel ennast mõjutada. Täpselt need asjad, mis täna kõik siin toimusid, ma hakkasin ka öelda, et juba eile lükkasime selle laivi edasi, lükkame täna veel. Sest ma ei ole pärast trenni saanud duši allgi käia, sest me alles saime vee tagasi, on ju. Ja ma just mõtlesin, ma tulen koju duši alla, et ma ei käi seal trenni kohas, sest niikuinii, kui ma rolluga koju sõidan, jälle hakkab väga palav. Et nii see olukord on, aga tihti asjad juhtuvad meie elus ja küsimus on selles, kuidas meie nendele reageerime ja see on ju meie seesmine võime, kuidas me asjadele reageerime. Sina ise vastutad enda eest. Asjad juhtusid minevikus, keegi õpetas sulle midagi, keegi tegi midagi, keegi jättis midagi tegemata, aga nagu selles videos, mida ma näitasin, et midagi ei juhtu sinu elus enne, kui sa oled ise endale lapsevanem. Kujuta nüüd ette, mina 45-aastasena läheks oma isale ja ütleks, et sa ikka pead seda ja seda ja seda tegema, et sa lapsena umbes ei teinud. Siis see nagu ei toimi. Ma olen täiskasvanud naine, ma olen ise juba ema. Mina võtan vastutuse selle eest, mida ma tunnen, mida ma arvan ja kui mulle midagi ei meeldi, siis ma muudan seda. Samamoodi ma täna postitasin Instagrami video oma tänasest trennist, lõikasin kokku just meeldetuletuseks endale, sest ma tegelikult üldse ei tahtnud minna trenni ja hommikul veel see veejama siin juhtus ja meil on veel siin külalised, mõtlesin, issand, kui neil ka see veejama on, kuidas nad saavad. Ja ma läksin ikkagi trenni ja ma tegin selle video mälestuseks endale, meenutamaks, et isegi kui ma ei taha minna, ma ikka lähen, sest see just hoiab mu pea selge. Nii et meie sees on see koht olemas, et me saame ise võtta vastutuse enda elu eest. Ma vaatan ka märkmeid siin, mis mul on. Ja need 6 tööriista, mida ma teile jagan, kui neid õigel moel kasutada, siis need aitavad sul luua endale just sellise maailma, nagu sina soovid. Ja fakt on see, et neid siis kasutades, oleneb, kuidas keegi on ju kasutanud, on juba selle maailma loonud. Ehk siis, kui sa tahad teada näiteks, kuidas sa oled, kuidas sinu kujutlusvõimega on lood või kuidas sa oled oma kujutlusvõimet kasutanud, siis vaata enda ümber, vaata ennast, sest enamus selle oled sa ise endale läbi kujutlusvõime loonud. Ja sa tahad öelda, et ei no, aga ma sündisin nii ja tegin nii, siis võtame Ronaldo, maailmakuulus jalgpallur, sündis väga vaestes oludes. Mis siis tema vabandus nagu on, et ta 12-aastaselt kodust pidi minema ära ja et saaks elada elu, mida ta soovib. Need vabandused on lihtsalt meie meele mugavustsoon. Ja see, mida ma teile täna lõpupoole räägin, on olnud minu
mugavustsoon aasta aega ja mul eile tuli lausa kananahk ihule, ma 2 sõbrannale jagasin, et mis te arvate, kas on okei seda teha, ma tahan seal otse-eetris inimestele öelda, ma tahan nagu ausalt rääkida, ma tahan oma tõde rääkida südamest. Nad ütlesid muidugi, Kai, meil tuleb kananahk ihule, kui sa praegu seda ütlesid. Nii et kui sul on vähegi aega, siis ole siin ja lõpupoole räägin sellest. Ehk siis need tööriistad on siin samas sinu mõistuses olemas. Need on ootel, et sa need aktiveeriksid. Kas sa oled valmis? Need samad 6 asja, eks? Ma tean, et see teema on tegelikult väga tõsine teema. Samas teeme ta nagu mänguliseks, mitte niimoodi, et nüüd me läheme siin väga tõsiseks ja issand, et ma olen valesti vaatenurka kasutanud, sellepärast ma pole oma intuitsiooniga ühenduses. Et lepime nüüd selle kokku, et sa ei pea uskuma kõike, mida ma siin räägin ja kui sa siin ennast ära tunned, siis see ei tähenda, et sa peaksid endaga pahurdama. Ma olen ikka näinud inimesi, kes on pigem sellised 60+ ja mõtlevad, issand, kui valesti ma olen oma elu elanud, ma ei saagi endale andestada, ma olen kõik selle jama endale ise loonud, siis sinna pole ka mõtet minna, eks. Nüüd on küsimus selles, et mida siit edasi minnes teha. Nii et võta see, mida ma sulle räägin ja hakka rakendama, kui sind miski siit kõnetab. Ja nagu ikka, jah, ma ütlesin, sa ei pea kõike uskuma, mis ma räägin, aga mis siis, kui täna sa otsustad, et aga nii on, kuulame seda. Äkki see on just see, mida sul on täna vaja kuulda. Miks see muidu see 59 inimest mul siin praegu on ju kuulamas on? Nii. Ma soovin siis sulle näidata, kuidas neid tööriistu kasutada, nii et sa saaksid oma elu luua kergusega, sa saaksid välja sellest kohast, ma ei oska, ma ei taha, ma ei saa, ma olen laisk ja et sa saaksid hakata nägema asju selgemalt. Mul oli eile ka plaanis jagada siia ühte videot, mille ma siis postitasin, leiate mu Instagramist ja Facebookist, kus ma läksin koeraga riisipõldude vahele, see on meil siit 2-3 minuti kaugusel, jalutama ja kui ma jõudsin sinna riisipõldude juurde, ma lihtsalt tardusin, sest ma nägin seal taamal seda kõrget vulkaani. Mägi kirjutasin, ma ütlesin seal videos, mul isegi tulnud meelde öelda sõna vulkaan. Ma olin nii jahmunud sellest, sest kõik need 51 päeva, mis me oleme siin elanud, ma ei ole küll iga päev seal käinud, aga ma ei ole seda vulkaani näinud. Ma teadsin, et seal on ja kuskilt vahelt nagu midagi paistis, aga alati on pilved, on ju mägede kohale kogunevad pilved ja see ei ole paistnud. Ja täna ma läksin, jalutasin suurema tiiru ja veel eemalt paistsid veel need mäed, nii et nagu riisipõllud on nagu mägedest ümbritsetud, ta tegelikult on mingi 3 tundi autosõitu nende, need on nagu nii kõrged need vulkaanid. Ja mul tekkiski kohe seos sellega, täpselt nende samade kõrgemate võimetega. See, et sa ei näe neid iga päev, ei tähenda, et neid ei oleks olemas, eks. Ja see ongi see efekt, et paned toas pirni põlema, valguse põlema ja siis sa näed, mis siin toas tegelikult on. Et teie näete ühte väikest osa praegu minu toas seina. Vaatan, siin on mõnusad praod sisse tulnud, aga tegelikult on mul väga ilus vaade basseinile, hoovi, juba läheb pimedaks, ma arvan, mingi 4 minuti pärast hakkavad need ritsikad täiega siristama, kuskil 6:30 on siin kohe siis kell. Nii et teie ei näe seda, mis mina ja mina näiteks teid ei näe üldse, on ju, nii et me ei saagi siin anda nagu hinnanguid, et mis ja kus on. Nii, hakkame siis minema. Võtame esimese kõrgema võime ja alustame kujutlusvõimest. Kujutlusvõime on üks enim vääriti kasutatud võime, mis meie sees on. Sest et kujutlusvõimet me kasutame tegelikult iga päev. Kujutlusvõime loob fantaasiat, kujutlusvõime on loomise kõige esimene samm. Ja nagu ma ütlesin, tahad teada, kuidas oma kujutlusvõimet kasutad, siis vaata oma elu. Sest selle kõik sina oled oma kujutlusvõimega loonud. Loomulikult sa oled astunud sammud, see ei ole lihtsalt nii, et ma nüüd istun, visualiseerin ja kõik hüppab siia minu juurde. Aga loomeprotsessis on kujutlusvõime esimene samm. Et kõigepealt sa pead mõtlema sellest, seda ette kujutama. Võib-olla sa paned ka siis paberile kirja, aga siis, kui sa juba lood sellest konkreetse sõnastuse, sa võid näiteks unistada ja näha kujutlustes, kuidas sa tuled reisid siia Balile ja saad ka surfamise selgeks ja oled siin ilusates randades, võib-olla lähed matkad sinna vulkaani otsa
ja sellel hetkel, kui sa paned sinna kirja, et aga ma teengi selle ära. Ma tulen 2. veebruaril, ma olen siin 3 nädalat. Ma ütlen juba töö juurde, ma hakkan otsima hotelli, lennupileteid, siis saab sellest teooria. Ja nüüd, kui sa selle ära teed ja siin baalil päriselt kohal oled, siis saab sellest fakt. Aga näed, alguse saab see kujutlusvõimest. Nii et hästi oluline on meeles pidada, et ilma fantaasia abita ei oleks sinu elus ka mitte mingit loomingut. Kõik see looming saab alguse fantaasiast. Ja loomingu all ma ei pea jälle silmas ainult mingit kunsti või muusikat. Looming on kõik muu, ongi sinu elu, on looming. Nii et kõik saab kõigepealt alguse sinu kujutlusvõimest ja kujutlusvõimet on väga oluline treenida. Ja ma annangi sulle siin ühe harjutuse, mis sina pane kirja, kuidas siis saaksid oma kujutlusvõimet tugevdada. Ehk siis küsimus sulle, kuidas sa saaksid oma kujutlusvõimet tugevdada. Kui sa seisad näiteks silmitsi mõne probleemi või olukorraga, mille sa soovid lahendust leida ja just sellepärast, et see ei lähe sinu plaanide kohaselt, siis kuidas sa saaksid kasutada seal oma kujutlusvõimet? Meil on variandid. Ma väga soovin, et sa ise sinna on ju vastad, sa võidki võtta ühe hästi konkreetse probleemi, sa võid võtta kogu selle 6 võime juures ühe sama probleemi, vaadata siis kõike 6 selle võime kaudu, siis meil on alati 2 võimalust. Kas me hakkame võimendama seda, mis kõik halvasti on? Ma hakkan võimendama, et kuidas on võimalik, mul lihtsalt kraanist tuli nagu soga on ja, et see on täiesti õudus, ma pakin kohe kotid, ma lähen siit kohe minema. Või ma võtan, õnneks on meil puhas joogivesi. Huvitav, kas midagi väga hullu juhtus, et nüüd maja omanikul on nagu täitsa jama või on see mingi lihtne probleem, mida lahendada? Õnneks on meil joogivesi. Ehk siis ma saan kujutlusvõimet kasutada ja näete, kuidas on seotud tegelikult vaatenurgaga ka, eks? Kujutlusvõimet kasutada, kas ma loon selle suure jama, mis kõik nüüd võib juhtuda, mis haiguse ma sealt äkki saan, äkki sealt, ma ei tea, tuleb mingi madu, noh, mis iganes hirmud kellelgi on. Või ma kasutan kujutlusvõimet, et see saab korda. Ma tean, et kui ma õhtul istun siin teie ees laivis, siis on mul see korras nii nagu ongi. Ja mulle meeldib hästi tuua ühe oma sõbranna näide, kes ütles, et kui ta sõidab tuisuse ilmaga, on lumesadu, tuul, sõidab koju ja nähtavus on halb, siis me ei jää ju kinni sinna ja ei kujutle ette, äkki see asi juhtub, äkki too asi juhtub, appi, mis nüüd saab, avarii. Vaid ta ütles nii kihvti, et ta hoiab silmes seda, kuidas ta pöörab koju sissesõiduteele ja ta jõudis koju. Et see on tema silmas. Ehk kujutlusvõime on see, mis on sinu silme ees ja enamjaolt on ta automaatselt. Nii et mis on sinu automaatsed reageeringud, seda sa hakkadki ette kujutama. Ja üks suurimaid kohti, kus ma muideks alguses, kui ma hakkasin neid asju õppima, siis ma arvasin, mul on väga hea kujutlusvõime, mul on väga hea visioon ja ta. Ja kui ma hakkasin visualiseerima, siis ma mingi hetk sain aru, et issa, mul on nii nadi see kujutlusvõime ja üldse visualiseerimine. Aga kui palju ma kohtusin oma kujutlusvõimega on siis, kui ma olin jaanuaris pimeruumis 7 päeva. Ja ma sain aru, mis asju kõike ma tegelikult enda peas hoian. Ja me mõtleme piltides ja ma olen vahel mõelnud, et see ei ole võimalik. Ma ei saa kõiki asju piltides mõelda, aga kui sul võetakse korraks nägemine ära, siis sa hakkad kogema, mida sa kõiki piltides mõtled ja ma hakkasin kogema isegi seda, et kas päriselt mu peas on nagu sellised kujutluspildid, sest enamjaolt me midagi räägime, me midagi teeme, no tänapäeval hästi palju istume telos, ma isegi ei ole tuttav, milline on mu kujutlusvõime. Nii et kirjuta ülesse, kuidas sa saaksid oma kujutlusvõimet tugevdada, sa võid mulle siia ka praegu jagada, nii kihvt oleks näha. Et kuidas, mis sul praegu pähe tuleb, kuidas sa saaksid oma kujutlusvõimet tugevdada. Ehk siis võta üks olukord, mingi probleem, millel sa tahad lahendust ja kuidas sa saaksid sellesse protsessi kaasata kujutlusvõime. Kirjelda seda olukorda, mida sa soovid parandada. Ja kirjuta paberile, no lühikirjeldus sellest, kuidas saab selle olukorra parandada. Võib-olla see on see, et sul ei ole suhe oma partneriga hea, võib-olla see on see,
et sa oled töökohta vahetamas ja sa lihtsalt kogu aeg lähtud sellest, kuidas eelmine kord läks töökoha vahetus või sõbranna rääkis, kui halb see ikka on, sa oled nüüd kindlasti mitu aastat töötu ja ta. Ehk see kõik on meie kujutlusvõime. Nii, läheme edasi. Ikka hoian sellel ajal silma peal. Võtame järgmisena intuitsiooni. Mulle tohutult meeldib intuitsioon, tihti kutsutakse seda 6 meeleks, aga intuitsioon on see, mis korjab üles võnked, sageduse, energia ja neid mõistuses tõlgendab. Ehk siis see on sinu vaist, mille põhjal sa tead, mis sinu ümber toimub. Intuitsioonile viidatakse on ju sageli kui 6. meelele, aga see ei ole täpne, sest intuitsioon ei ole meel, see on samamoodi üks osa sinu kõrgematest võimetest, mille abil sa saad energialt vastuseid. Näiteks, kui ma olin Bob Proctori seminaril ja ma olen 3 neist käinud füüsiliselt koha peal, siis kui ta oli veel meie hulgas siin maa peal, tänaseks on ta siit lahkunud, siis ta võis seista mõne inimese ette, mida ta ka tegi ja ta võis väga täpselt seda inimest kirjeldada. See on see, mida teevad selgeltnägijad, tarokaardilugejad. Nad lihtsalt lähevad sinu energiasse. Sellel hetkel see inimene, ehk siis Bob Proctor unustas enda kohta kõik ära. Vaata, tihti me teeme nii, et kui me räägime, siis me juba mõtleme, mis me selle inimesele vastame, me mõtleme, mis me tast arvame, aga sa saad seda hakata harjutama nii, et sa keskendud sellele inimesele, ilma et sa üldse midagi endast mõtled ja you pick up, sa korjad ülesse sealt selle vibratsiooni, mis on selles inimeses head, millises tujus ta hetkel on. Ja kui sa tahad mulle vastu vaielda, siis mõtle korra olukorrale, kus keegi inimene on hästi negatiivne ja ta tuleb, seisab su kõrval ja ta võib-olla ei peagi midagi rääkima, sa tunned, see on nagu, vau, ma tahan sealt ära minna, sest ta nagu tuleb kohe mingi kavatsusega midagi vinguda või teha, aga positiivsega on täpselt sama. Ehk siis see ongi see intuitsioon. Minu üks kõige ägedam intuitsiooni näide on see, kuidas ma olin paar aastat tagasi, püüdsin Viljandis osta hakkliha. Ei olnud suures Maxi Marketis. Mõtlesin, okei, mul oli niisugune nädala toidu nimekiri, et teen siis täna kanaasja ja homme teen lasanjat hakklihaga. Järgmine päev tulen ta lapsetrennist peale, lähme poest läbi, seal on näiteks väike üks pakike 300 grammi delikatess hakkliha. No mis ma sellest saan 3 poisile, midagi ei saa. Ma polnud üldse rahul ja ma pole elu sees näinud, et suures Maxi Marketis pole hakkliha. Ja siis ütleb mulle hääl peas, äkki sa ei peakski hakkliha ostma. Ma mõtlesin, kes see räägib mul selja taga. Ja siis ma sain aru, see ongi mu intuitsioon. Ei, ma pean ostma, ma lubasin poistele täna lasanjat teha. Ma ostsin selle ära, mõtlesin, okei, ma teen siis vähem. Sest mulle meeldib alati natuke rohkem süüa teha, et neil läheks teisteks päevadeks ka. Ja sõidame sealt poest ära, heliseb telefon, Kai, kus sa oled? Ütlesin, ma sõidan siiapoole, kuule, tule siit bussijaamast läbi, mul on sulle midagi. See oli üks meesterahvas, kellele ma olin andnud laste talveriideid ja jõudsin sinna. Ta kinkis mulle 2 pakki ise tehtud hakkliha. Mul tuleb siiamaani granaati kihule. Kellel on veel selliseid kogemusi? Nüüd on küsimus, kas sa saaksid õppida usaldama selliseid kohti. Minul tuli kohe nädala pärast uus katse, kus ma püüdsin panna aega kirja lumelaua sõiduks ja see ei õnnestunud ja jälle ütleb hääl peas. Äkki sa ei peaks seda aega selleks päevaks panema. Ma ütlesin, okei, jätsin olla. Paari tunni pärast tuli üks kutse Tallinnasse mingi sündmusele, mis oli ühekordne kutse. Lumelauaga saab veel sõitma minna. Ja pärast selle kutsele jah ütlemist, sest ma väga soovisin sinna minna, läksin seal lehele ja neid leidsin ülesse. Ma olin kogemata otsinud suusaõpetajat hulgast oma lumelaua õpetajat ja ma ei saanud sellest aru. Ja minule hästi palju intuitsioon, mingi hääl peas ütleb, nagu mingi sisemine hääl ütleb mulle. Inimestel on erinevad, mõned tunnevad mingit lõhna, mõned tunnevad kehas midagi, mõned kohe kõhus tunnevad, mõnel tekib hoopis mingi nägemus, aga intuitsioon on samuti meie sees olev võime, mida saad välja arendada. Ja siit sulle üks harjutus, kuidas intuitsiooni välja arendada. Hästi paljud mult küsivad, et kas selle kohta on mingit raamatut, kui keegi teab, siis jaga siin, sest et mina ei tea, et intuitsiooni arendamise kohta oleks mõni raamat, siis intuitsiooni väljaarendamise üks osa on mediteerimine, et sa istud vaikuses. Kõik segavad tegurid lähevad ära. Jah, sa võid teha ka juhendatud meditatsiooni, aga parem on täitsa vaikuses. Muidugi esimese asjana siis läheb sul siin möll lahti, sest see möll on tegelikult kogu aeg. Paljud arvavad, et mediteerides läheb neil sees möll lahti. See on tegelikult seal kogu aeg, sa lihtsalt ei märka seda. Ja mediteerimine toob hästi välja selle. See on see, millega ma pimeruumis kohtusin. See on nagu nii võimas. Ja siis hakkadki
esitad näiteks mingi küsimuse, istud vaikuses, las need mõtted tulevad, lase neil minna nagu, ma ei tea, mingi laev sõidab sulle ette, läks või paat või võib-olla parem on tramm või autod, et tulevad ja lähevad, ära haara ühestki mõttest kinni. Ja vaata, kuidas see vastus sulle tuleb. See vastus intuitsiooni kaudu, see ongi nagu see päris see teadmine. Nii et mediteerimine on üks hästi hea viis, kuidas oma intuitsiooni arendada. Ja muidugi selline tagantjärgi tarkus nagu minu hakkliha loo puhul, eks. Aga nüüd on see, et kui järgmine kord see asi juhtub, et siis sa ei julgeks usaldada. Siin käis enne ka läbi enda vastu aus olemine, enda usaldamine. Nii lihtne on tagantjärgi öelda. Aga kui see hetk on käes, kas ma päriselt saan jätta selle hakkliha ostmata, sest see hääl ütles mulle ja ma usaldan ja ma saingi kõne 2-3 minuti pärast, ja mulle toodi see hakkliha. Ehk siis see on see koht, kus me seda intuitsiooni kuulame, on ju. Ja ärge ajage intuitsiooni segi oma uskumustega ehk selle hirmuga, mis tahab siin peas olla. Ja see, millisel teekonnal mina praegu olen, oi, kus mul eile õhtul ja täna juba käis sees, äkki seda ei peaks tegema, äkki nii ei peaks tegema, ära ikka seda otsust, läks lahti mulle nagu, aitäh, mu meel, ma tean seda ise ka, aga tead, praegu on kõik turvaline, see uus, kus suunas ma liikumas olen, on turvaline. Sest kui me laseme sellel häälel kogu aeg siin vadistada, ei saagi oma intuitsiooni kasutada. Kes tahaks oma intuitsiooni arendada välja? Sest tegelikult me teame nii palju asju. Meie sees on ju kõik olemas. Kes tahab seda välja arendada? Kirjuta mulle siia. Väikese nihkega olete, aga ma näen, te kirjutasin. Lähme edasi tänapäeval ühe kõige olulisema võimega. Selleks on keskendumisvõime. Inglise keeles on Bob Proctor pannud talle nimeks will, me oleme eesti keelde ka tõlkinud tahe, aga tihti tahe aetakse segi tahtejõuga ja minu arvates on meil imeline sõna nagu kujutlus, keskendumisvõime. Ehk siis keskendumisvõime on see võime, mis aitab sul hoida mõistuses asuvat pilti sinu silme ees, välistades kõik välised segavad faktorid. Ma toon sulle näite. Sul tuleb tunne, et sa soovid oma ettevõttes teha ühe muudatuse, tuua turule ühe uue toote, sa mediteerid, sul tulevad mõnusad mõtted ja nii edasi ja sa kasutad kujutlusvõimet, sa paned selle detailselt kirja ja kui sa hakkad selle poole liikuma, siis keegi ütleb sulle, kuule, Eestis see asi ei saa toimida. Aga kuule, sa pole varem seda teinud, äkki sa ikka ei teeks. Aga kuule, mis siis, kui kogu su investeering läheb luhta? Ja siis, mida me teeme? Me ei kasuta oma keskendumisvõimet, sest tegelikult ma olen saanud selle vastuse, ma väga tahan seda teha, see on minu kirg, on ju, toome need on seal eeldused. Ja siin tulebki mängu keskendumisvõime, et kasutada oma keskendumisvõimet ehk hoida kujutlusvõime abil seda pilti silme ees, kuhu suunas sa soovid liikuda ja seda tulemust silme ees. Mitte seda, mis on hirmupõhine, vaid seda, mida sa tegelikult soovid. On hästi suur vahe. Ehk siis keskendumisvõime on võime, kuidas hoida fookust. Kellel on fookuse hoidmisega probleeme? Sa võid siia kirjutada. Tahaksite intuitsiooni arendada? Yes, super. Ja keskendumisvõimet, kes tahab arendada? Sest keskendumisvõime on võime koondada oma tähelepanu. Mida enam keskendumisvõimet treenida, seda tugevamaks see muutub. Ehk siis kujutage ette, kui mina praegu siin, ma teen niikuinii 2 asja korraga, võib-olla 3, ma loen sõnumeid või neid kommentaare, ma olen siin otse-eetris, ma loen oma märkmeid, aga kujutage ette, et ma samal ajal vahiks Instas või samal ajal läheks annaks koerale süüa või samal ajal lakiks oma küüsi, siis see teilt tohutult häiriks. Hästi popp on ja naistel tuleb see kohati hästi välja, see multitasking. Aga mis on suured probleemid, on see, et produktiivsus kaob ära. Sa teed ühte asja nii kaua, sest sa teed tegelikult 5 asja korraga. Ja üks moodus siis oma keskendumisvõimet arendada on hakata tegema asju ühekaupa. Kes tahaks seda teha? See kõlab natuke ka nagu sihikindlus. Ehk siis sa oledki keskendunud selle ühe asjale. No
kui ma nüüd kõik need 6 kõrgemat võimet ära räägin, siis te tegelikult näete, kuidas nad kuskilt maalt omavahel kokku saavad, on ju. Kujutlusvõimes oli tegelikult ka juba vaatenurk sees, keskendumisvõimes on samamoodi kujutlusvõime sees. Aga üks kõige ägedam viis, kuidas keskendumisvõimet arendada, on see, et sa istud oma lemmiktoolile. Eriti nüüd, kui tuleb pimedam aeg Eestis, siis paned küünla põlema. Mul on siin üks küünal, mis tekitas minus hea tunde täna. Ja sa vaatad seda küünlaleeki. See läheb natukene sinna mediteerimise alla. Näete, kui palju need on omavahel ühendatud. Ja sa vaatad seda küünlaleeki niimoodi, et sa ei mõtle mitte millelegi muule. Sa keskendud ainult selle küünlaleegile. Ja ma arvan, kui sa 10 sekundit suudad vaadata ilma millelegi muule mõtlemata, oled sa juba teinud oma suguvõsa rekordi, aga vaata edasi ja vaata nii kaua seda küünlaleeki, sa oled keskendunud ainult küünlaleegile. Et sa juba ise hakkad tundma, et sa oled küünlaleek, sest et mitte midagi muud seal toas ei eksisteeri sinu jaoks kui ainult küünlaleek. Kas sa olete vahel tähele pannud, et te räägite mõne inimesega, kes ta vahib sinna, isegi mina siin vahepeal natuke vaatan on ju ringi. Ja ma mäletan, kui ma käisin Bob Proctori esimesel seminaril, siis see oli minu jaoks täiesti fenomenaalne, kuidas inimene suutis ainult mulle keskenduda see 5 minutit, ta ei vahtinud kuskil ringi, ei lehvitanud kellelegi, mind oli seal 100 inimest on ju koos. Ja sa saad harjutada oma keskendumisvõimet, õppida koondama tähelepanu ühele asjale. See on üks väga-väga võimas asi, kes tahab seda endas arendada. Ja kui me nüüd võtame selle näite, kui sa võtad selle ühe probleemi või asja, mis vajab lahendust, et kasutada kujutlusvõimet, siis sa võid ka mediteerida, küsida sellele lahendust, kui sul äkki veel ei ole lahendust. Ja siis, mida sa teed, et arendada selle sama asja juures keskendumisvõimet, sa koondad kogu tähelepanu sellele olukorrale, mida sa soovid muuta. Mõtle välja, see on ju see lahendus, kasutades kujutlusvõimet ja sa koondad kogu tähelepanu sellele lahendusele, sellele ideaalsele lahendusele, mida sa soovid selles olukorras luua. Kui tähelepanu ajub, et sa hakkad jälle, et oot, äkki juhtub see, stopp, sa tood kohe tagasi. Sa võid öelda ka sõna järgmine, et saaks see järgmine mõte tulla. See oli mul üks teine veebiseminar, on ju. Ehk siis nii kui tähelepanu hajub, sa tood selle tagasi. Näiteks seda webinari ette valmistades, mis juhtub, kui sinu meel on harjunud, et tähelepanu ajub, siis see hakkab juhtuma. Pesumasin just lõpetas, oota, ma tahan juua, oota, laps just kutsus. Keegi just saatis sõnumi. Tee niimoodi, et sa hoiad tähelepanu ühel asjal ja nii sa saadki harjutada fookus hoidmist ja oma keskendumist võimet. Ja kellel on diagnoositud ATH, siis seda enam on teil seda vaja õppida tegema. Pane tähele, et see on treenitav. Kõike, mida sa päevast päeva teed, mulle hästi meeldib, kuidas Michelle Obama seda ütles, seda sa harjutad ja see, mida sa harjutad, sellest sa saab lõpuks väga heaks. Nii et kui sa väidad mulle, et sul ei ole hea keskendumisvõime, number 1 asi, muuda ümber, mul on hea keskendumisvõime, sest see võime on sinu sees olemas, sul on lihtsalt seda harjutada vaja. Samamoodi õpid uut keelt, sul on lihtsalt vaja hakata rääkima ja harjutama. Sa esimest korda teed pannkooke, see võib üsna õudus seal köögis välja näha. Ja kui sa teed juba 120. korda, siis sa näed, vau, ma olen juba selgeks saanud. Kõikide nende võimete puhul palun anna endale aega harjutada, et sa saaksid neid harjutada, treenida, meeldib mulle ka tegelikult väga öelda. Nii, läheme edasi, mälu. Ma arvan, et mälu on kõige rohkem selline üheselt mõistetav, et näiteks mina olin kunagi see, kes ütles, et ma ei mäleta üldse nimesid ja kui ma laevas töötasin kruiisijuhina kunagi, siis ma pidin endale pidevalt vaatama inimestel neid rinnasilte, siis mul ei jäänud nagu nimed meelde ja siis ma otsustasin, ma hakkan nüüd neid treenima. Ma lõpetan ära selle loo, et mul on halb mälu. Ma õppisin oma pangakonto numbri pähe, no isikukood on niikuinii peas, on ju, ma arvan paljudel, ehk siis, et ma arvan, et mälu treenimine, sellest me saame kõik aru, see on võimalik treenida ja võib-olla selle mälu kaudu te saate kõige paremini siis aru, et tegelikult on ka need teised võimed treenitavad. Ma mälu juures täna rohkem isegi ei peatuks, lihtsalt ütlengi sulle, ei ole olemas halba mälu, on olemas nõrk või tugev mälu. Ja kõik need kõrgemad võimed on sinu sees täiuslikud, lihtsalt nende tugevdamiseks on vaja treenida, nii et
lõpeta endale loo rääkimine, et sul on halb mälu, ütle, et ma järk-järgult mu mälu näiteks paraneb, ma järk-järgult treenin oma mälu paremaks. Kui see sind nagu aitab, et sa ei taha kohe öelda, et oo, mul on nagu mega hea mälu. Nii, läheme edasi arutlemise juurde. Arutlusvõime, võid öelda ka mõtlemisvõime, ehk siis see ongi võime meil mõelda. Mõtlemine on üks meie kõige olulisemaid ülesandeid. Meie üldine arutlusvõime annab võimaluse märgata üksikute mõtete päritolu ja need kokku üheks ideeks põimida. Ehk siis, kui sa hakkad näiteks mediteerima, et sa saad ühendust iseendaga, tahad treenida intuitsiooni, siis sa hakkad nägema neid üksikuid mõtteid, aga nii kui sa mingist mõttest kinni haarad, siis nendest mitmest mõttest võib-olla koos, siis sealt tekivadki on ju ideed. Ehk siis, et sa saad aru, et arutlemisvõime tähendabki mõtlemisvõime. Näiteks me vaatleme oma tegevust ja seejärel mõtleme uusi ideid, kuidas saaksime paremini, see on põhjuse tagajärje seos ja nii edasi. Nüüd, minu õpetaja Bob Proctor on öelnud, et kui inimesed räägiksid seda, mida nad mõtlevad, siis enamus inimesi oleks vait. Sest tegelikult me otseselt ei mõtle, sest iga vaimne tegevus, iga mõte meie peas ei ole veel mõtlemine, need on automaatsus, mis lihtsalt meie pähe tuleb. Ja ma annangi sulle sellise ühe ülesande, et leia sellel nädalavahetusel hetk, kus sa oled pool tundi üksi. Ärka näiteks varem ennem enda peret ja ära võta telefoni, ära võta raamatut, ära võta midagi. Lihtsalt istu vaikuses ja vaata, mis mõtted sul on. See ongi nagu ka mediteerimine, aga istu korra selle uudishimuga, et mis mõtted need siis sul peas on. Sest need kõik ei ole mõtted, mida sina mõtled, need on need, mis automaatselt tulevad. Ehk siis mõtlemine on see, et kui sa nüüd võtad selle olukorra, millele sa lahendust soovisid, sa päriselt mõtled, kuidas, mis lahendused sellel on. Mitte ei ketra, sellel pole seda lahendust, mulle ei meeldi see, ma ei saa seda, ma ei saa seda. See ei ole mõtlemine, see on automaatsus, mis sinu sees tuleb. Ehk siis me saame arendada ka seda mõtlemisvõimet. Ja kui me õpime juhtima oma mõtlemisvõimet, siis sa näed, et sa ei veeda enam kübekeski mõtlemaks, miks sa ei saa, miks sa ei oska, miks ei ole võimalik selle negatiivsuse osas, vaid sa näed ainult neid asju, kuidas sa saad. Ja ärge saage nüüd valesti aru, ma ei räägi sellest, et kui midagi negatiivset, et ma panen nagu peidan pea liiva alla, pühin selle vaiba alla, ei. Ma ütlen selle ka välja, aga kui me jõuame kohe vaatenurga juurde, siis igal asjal on alati 2 vaatenurka, isegi rohkem. Aga vähemalt 2 on ju see duaalsus, mis siin maailmas on, nii et kasutama mõtlemisvõimet. Ja kui sa soovid olukorda lahendada, siis sa mõtledki, et okei, ma soovin sinna kohta jõuda, ma soovin sellist lahendust näha. Mida ma selleks pean tegema? Mis on see põhjus? Ja hästi tähtis on põhjuse tagajärje seoses saada aru, et kõige põhjus oled sina. See on sinu teadlikkus. Täpselt nagu see esimene prüginäide siin paali kohta. See oli minu teadlikkus ja minu pahameel, ma kuulsin teist vaatenurka, minu teadlikkus muutus ja ma sain hoopis teistmoodi aru. Ehk see, mis on minu sees, on minu teadlikkus millestki. Ja kui ma näen, et see kuidagi ei toida mind, et ma ei oska näha siin teist vaatenurka, siis on mul vaja oma teadlikkust kasvatada, sest mina olen kõige põhjus, mis on minu elus. Mitte keegi teine. Ja nende 6 kõrgema võime välja arendamine väga palju muudab seda põhjust, mis loob sinu elus, on ju. Nii, võtame nüüd vaatenurga. See on mul väga suur lemmik. Mis on siis vaatenurk? Vaatenurk on meie vaade, arusaam elust, teistest inimestest, olukordadest, aga eelkõige iseendast. Kui minul oli 2 aastat tagasi paalile tulles vaatenurk, et aga ma olen ikkagi sealt Eestist ja vaesest ja ma ei ole miljonär nagu paljud siin koolis ja ma pean ikkagi tööd tegema, et võimaldada siin elada ja et võimaldada lastel siin koolis käia ja nii edasi. Et ma pean selleks nagu tööd tegema, ma hakkasin ennast järjest madaldama. Ja see oli vaatenurk mulle minu endale. Keegi teine seda ei teadnud, ma tulin siia nii, et ma ei tundnud ühtegi inimest siin koolis. Välja arvatud ühe Eesti pere, keda ma tegelikult ka väga vähe tundsin, aga ma ei tundnud ühtegi inimest, ma ise
see oli minu enda vaatenurk minule, mida ma hakkasin välja peegeldama ja siis nad peagi hakkasid mind ka niimoodi nägema. Ja ma ei räägi sellest, et kui ma nüüd teistmoodi täna käitun, et ma kuidagi valetan. Kõik, mis on negatiivne, madaldav, see on sul lihtsalt õpitud ja enamjaolt see tegelikult ei ole, on ju tõde. Ehk siis vaatenurk on meie arusaam, kui näeme midagi, mis paneb meid mõtlema, miks midagi teha ei saa, tuleb muuta vaatenurka olukorrale ja tuleme välja ideega, kuidas seda teha saab. Ehk siis, et siin oli paar ööd tagasi, oli maavärin kuskil öösel kella 1 ajal, märkasin ülesse, tunnen, kõik rapub, mõtlesin, huvitav, kas mul hüppas koer voodisse, vaatan, ei ole. Ja tunnen edasi rapub, saan aru, ahah, maavärin ja et rohkem jõudsin mõelda, juba jäi järgi, mingi minut aega kestis. Ja siis ma võin jälle mõelda, et appikene, kui õudne maavärin, mis siis, kui see kestab pikem, mis siis, kui maja kukub kokku, jälle läheb kujutlusvõime kohe, eks vaadake, kui palju on seotud, on ju siin meil kõik asjad kujutlusvõimega. Või siis ma võin mõelda, et vau, võib-olla on maavärin millekski hea, sest muidu mingi pinge koguneks kuskile kokku. Ta oli kuskil Paali saarest natukene eemal, 6,5 palli ja oli siin siis tunda. Ehk siis kõik, nii palju asju maailmas juhtub, üleujutused, mis iganes, ma ei tea, äikesetormid, asjad. Aga meie anname nendele tähenduse. Küsimus on, mis vaatenurga alt. Et siin keegi küsib ka, kuidas nendest tobedatest negatiivse mõtete virvarrist vabaneda versus mitte nendega kaasa minna, mitte olla ohver, ja need tulevad siis, kui need tulevad, ongi vaja muuta vaatenurka. Sul on vaja endast hakata arvama kõigepealt hästi. Mitte millestki või kellestki teisest, iseendast. Ja mulle hästi meeldib, ma käisin ühe mindfulnessi päeval siin, hästi-hästi kihvt päev oli, siis vaatenurgale pöörati seal väga palju tähelepanu, see on ka üks budismi alustalasid. Ma arvan, et ma ütlen õigesti, aga võib-olla ei ütle ka, aga ühesõnaga on ta seal seotud sellega. Vaatenurk võib tuua meile palju kannatusi, arvame, et tunneme teist inimest, aga see on tegelikult meie vaatenurk nende kohta. Ehk siis kasutame kommunikatsiooni ja päriselt küsime, mitte ei eelda, eks see on ka vaatenurk. Ja vaatenurk võib olla väga eksitav, sest me midagi arvame samamoodi, et ma jõuan teile ainult öelda, et oli maavärin, üks inimene korra pani laivi, ütles maavärin, issa kõuda, ma ei lähe kunagi ei reisi Paalile, eks. Aga tema jaoks on see eksitav, ta nägi, näiteks kuulis ainult seda kohta, ta ei olnud nõus vaatama sinna edasi, on ju. Ja see, mida ma mõtlen, annab inimesele vaatenurga minu kohta. See, mida mina mõtlen, kui mina käin ringi ja mõtlen ennast madaldavaid mõtteid, kes mina olen, et ma suudan seda teha ja saan teha, siis see on energia, mis kandub edasi ja teised inimesed hakkavad ka minust seda arvama, sest ma ju hakkan vastavalt käituma, milline on minu vaatenurk mulle iseendale. Näiteks lapsena hästi paljudel klientidele see olnud, et lapse on öeldud, et ole vait, sina räägid, kui kana pissib ja inimene ei julgegi ennast väljendada, ta ei julgegi minna midagi ütlema. Eks? Ja kui palju probleeme see meil suhetes tekitab hiljem? Ükskõik mis suhetes, lähisuhetes, töökaaslastega, lastega. Ehk siis läbi selle vaatenurga võime luua väga palju arusaamatusi ja hästi oluline on olla kohal kuulata, kohal rääkida. Kui paljud eestlastel on nii mõnus väljend, ühed räägivad aiast ja teised aiaaugust. Tegelikult räägitakse sama asja, aga lihtsalt teise vaatenurga pealt. Eks, vaatan, kui mul tuleb mingi hea näide, siis ma ütlen ka kohe. Ehk siis minu kogemus vaatenurga muutmisega ongi see, et kuidas ma tulin 2 aastat tagasi Paalile, mida ma endast arvasin ja kuidas ma tulin nüüd. Ja ma olen ümbritsetud hoopis teistsuguste inimestega. Et nagu absoluutselt imeline ja see, kuidas ma elan siin, kuidas ma olen koheldud siin, sest ma olen ise hakanud endast teisiti arvama, olen muutnud vaatenurka enda kohta. Ja oluline on, et su vaatenurk elule, sinu vaade elule ei oleks kinni minevikus. Mõtle korra oma kaaslase peale. Ta teeb mingit asja
ja sul piisab 1 sekund ja sa mäletad kõike minevikust, kuidas see käis. Nüüd, kui sa oled enesearengus, siis sa aru, et inimestel on ka vaja aega, et harjuda sinuga. Ja mis siis, kui sa võtad oma kaaslase või lapsed ja õpid neid korra uuesti tundma, mitte ei lähtu sellest, mis kunagi oli 20 aastat tagasi, see on ka vaatenurga teema. Sest vaatenurk ei tohi olla kinni eelnevas ja enamjaolt ta on, ehk siis enamjaolt on su vaatenurk endale ja elule vale. Nii et on seda väga oluline muuta. Nii, oot, mul jäi harjutus andmata arutlusvõime kohta ka, jah? Nii, arutlusvõime tegelikult ongi see, et seesama olukord, mille sa oled võtnud, siis arutle selle üle, kuidas sa saaks minna paremini, kirjelda nagu seda lühidalt. Vaata, mis need mustrid seal kerkivad esile, kas sa pead lähtuma nendest või sa saad luua uut, sa saad mõelda, milline on see lahendus, ehk kasutad kujutlusvõimet. Ja nüüd võtad vaatenurga selle sama olukorras ja muuda sellele vaatenurka, kasuta kujutlusvõimet, see on tegelikult nagu mõnestes hästi sarnane harjutus, aga pööra tähelepanu just sellele, et sa näed teist vaatenurka, näiteks hästi lihtne. Töökaaslane pidevalt sellisel hetkel tuleb, ütleb midagi sellist, no ei saagi kuidagi sealt välja. Aga mis siis, kui sa vaatad, oota, aga mis tal seal on? Miks ta tegelikult seda ütleb? Mis teema seal on? Et sa saad näha seal teist vaatenurka või küsi, kuule, mis sul sellega on? Ilma, et sa hakkaks teda kuidagi süüdistama, on ju. Et sa saaksid näha seda teist vaatenurka. Nii, 3 minutit. Ma palun veel sinu aega 10 minutit. Läheb natuke üle aja. Aga nüüd siis minu otsus, mida ma olen otsustanud teha. Ma jagasin teile 6 kõrgemat võimet ja mul on algamas kursus 20. oktoobril, minu 46. sünnipäeval, kus ma soovin nendest kõrgematest võimetest rääkida lähemalt ja ma olin otsustanud, et ma teen seda läbi Bob Proctori programmi Magic in Your Mind, mis on kõik inglisekeelne, Zoomid minuga eesti keeles. Ja eile ma sain nii selge nägemuse ja tundmuse, et ma ei tee seda. Ma ei tee seda, ma lihtsalt ei tee seda. Et ma teen natuke teisiti. Ma võtan need samad võimed, ma loon sinna ümber oma harjutused, sest tõuge tuli sellest. Mul on seda natuke keeruline rääkida, sest et tõesti on Bob Proctor meil on nii palju aidanud ja ma sain ka aru, et see, et kui ma enam ei edastada õpetusi, ei tee midagi halba, sest mul on tõesti selline tunne, et nii paljud inimesed minu kõrval on näinud ammu juba seda, et Kai, sa oled nii valmis enda kogemusi, asju jagama ja panema sõnadesse ja ma tean, et minu tugevus on struktuuri loomine, minu tugevus on seesama kordamine, selle ma võtan küll Bob Proctorilt üle. Mul oli just see nädal on olnud kõned naistega, kes olid mul rohkemat kui hakkamasaamise kursusel ja nad kõik on välja toonud minu tugevuse, et on see struktuur, süsteemsus, kordamine, et ma aitan inimestel hoida fookust. Nii et ma teen 6-nädalase kursuse asemel 9-nädalase. Me alustame ikkagi 20. oktoobril, hind jääb samaks, ma jagan teile kohe siia sooduskoodi ka. Ja need märksõnad siis ongi need samad kõrgemad võimed, lisaks tänulikkus. Me teeme sinna ühe ka kehapraktika. Me räägime loomisest, mõtteviisist ja palju kirjutamisest, andestamisest, otsustamisest ja ma toon kõik enda kogemused päevavalgele, sest mida ma avastasin on see, et kui ma kogu aeg arvasin, et see asi, mida ma soovin, on siin nina ees nagu prillid siin nina peal, ma ei näe, siis see ei ole tõde. Tõde on see, et see asi on minu sees ja kui teie jätsite nüüd küsimusi mulle, siis seal oli nii palju küsimusi. Kai, kuidas sa seda teed? Kai, kuidas sa oled särav? Kuidas sa suudad olla fookuses? Ja nii edasi ja nii edasi. Siis ma hakkasin mõtlema, et aga miks ma siis ei võiks seda juba jagada? Ja mul on olnud lihtsalt nii keeruline endale tunnistada. Sest ma ei ole julget seda teha. Esimene asi on mu assistent, kellel ma nüüd kõik pea peale enne puhkust keeran. Vabandust, Kairi. Aga see tuli mul juba augustis see mõte, et kui ma olin koos Roland Tokoga Edu Akadeemia webinari tegemas pärast Enesearengu festivali, ma jagasin oma tiimiliikmele, et ma tahaks öelda, et ma ei taha teha seda Bobi programmi, ma tahan teha ise, ma näen, mis eestlastele mõjub, mis on toiminud, ma näen, mis minu peal on toiminud, ma tahan teha seda teistmoodi natuke ise, omal viisil. Sest see on minu elu ülesanne, see on mu missioon seda teha.
ja ma ei julgenud seda öelda ja sinna tuligi vist ainult 5 inimest sinna kursusele. Siis novembris tuli mul tunne, et okei, ma panen Bob Proctori õpetused kõrvale, ma teen enda asja. Tulin pimeruumist välja ja ikka ei julgenud üksi teha, võtsin Endla Kristina appi, pugesin natuke teiste taha peitu. Ja ma tegin nüüd ise jaanuaris veel Bob Proctori selle TIR-programmi läbi ja ma tunnen, et ma ei saa enam selle järgi õpetada. See on täpselt see, et kui kasvad piisavalt suureks, siis sa ei jää ju oma ema-isa koju elama. Vähemalt mina küll ei taha, et mu poisid jääks minu koju elama. See võib nii raske tunduda, kui on, et aga mingil hetkel ma ei tea, kus nad on, kellega nad on, nad elavad oma elu. Minu ema-isa ei tea ju igal hetkel, kus ma olen ja mul ei ole mingit soovi nendega enam koos elada. Kogu austuse ja armastuse juures. Ja sama on mul aeg edasi liikuda, et ma lõpetan Bob Proctorite programmi täieliku edastamise. Ma teen 1-1 mentorlust, saad tulla 2-3 kuuks, 9 aastaks. Me teeme sinna ka kehalisi praktikaid, sest mingil põhjusel olen ma ju olnud aeroobikatreener ja keha ja vaim käivad koos ja ma olen praegu õppimas ühte hästi vinget asja juurde, mis vabastab mitte liigeste, aga sidekudesid, et meie emotsioonid saaks sealt vabaks ja keha saaks lõdvestama ja liikuma. Ma ei tea, kas Eestis seda keegi teeb, siis keegi teab, siis võite märku anda. Ja mul ei ole veel oma kursusele pealkirja. Võimalik, et üks pealkiri, mis siia tuleb, on, vaatan korra, kas ma leian nii kähku selle üles, mis mul siin kirja oli pandud. Et üks pealkiri, mis mulle väga meeldib, on tõeline mina loob tõelise rikkuse. Et ikka see väljend tõeline mina mulle hästi meeldib ja ma arvan, et ma seda kasutan. Ja minu kursus, nagu ikka, ei ole selline loeng. On õpetused ja siis on koos tegemine. Ma loon selle kursuse, ma olen seal toeks ja mul nagu praegu lihtsalt värinad peal, sest et see nagu nii alasti olev, et kes mina olen, et ma seda teen. Aga kui te küsite minult, Kai, kuidas sa seda teed, kuidas sa oled särav, äkki on siis aeg see välja anda, eks? Nii et ma panen kokku seda järjest jooksvalt, mul on mingid pidepunktid juba olemas. Ja loomulikult tuleb seal sugemeid sealt Bob Proctori õpetustest, aga tuleb ka kindlasti Joe Dispenzas, tuleb ka kindlasti Human Garage, mida ma siin olen nüüd just endale kohe õppima hakkamas ja nii edasi. Mingid, jah, ühesõnaga mul pimeruumis nii palju nägemusi tuli, mida ma saan teile edasi anda. Nii et fastsiaid liigutama ja ma õpin neid liigutama, see on nagu nii elumuutev. Ja ma näitan sellel kursusel, kuidas seda, mida sa juba tead, kuidas seda kasutama hakata. Sest sinu sees on nii palju ja sa käid ikka ühest kohast teise ja ikka sa otsid. Ja tuge on meil kindlasti vaja. Mul oli nüüd siin paar ööd sõbranna ja kui mõnus oli temaga põrgatada, tema energiat nagu kogeda, ta oli nii tegus, lähme teeme, põrgatasime ja see ka andis mulle tõuke, et nüüd ma teen nagu selle ära. Et ma tulin siia teid kutsuma Magic in Your Mind kursusele ja ma otsustan, et ma teen seda üdini eesti keeles, ma panen ise need asjad kokku, võtame sealt täiega, võtame nagu järgmise taseme, sest tegelikult ka Bob Proctori õpetused on väga-väga vanad, aastast 2009, 2010, elu on edasi on ju läinud. Ja ma panen ise selle kokku, ei kasuta seal AI-d, et minu sees on nii palju, mida kokku panna. Nii et mu teekond sai alguse Bob Proctorist, ma olen talle nii tänulik ja ma soovin liikuda ise edasi, nii et olete oodatud minu kursusele. Praegu sinna saab registreerida ainult niimoodi, et kirjuta info@kaie.com ja ma väga loodan, et täna õhtul saab mul see leht valmis ja siis kõigile saadame selle lehe teele, postitan selle kursuse hind. Kui sa kasutad Maagia 17, tuleb koos käibemaksuga 750 eurot ja see on 9 nädala eest. Nii et ma arvan, et see on üks hiilgama hea hind, kus sa saad iseendaga paremini kohtuda ja seda täiuslikkust, mis su sees on, sellega tutvuda ja seda enda seest välja lasta, kasutusele võtta. Ja milleks siis? Selleks, et täita neid unistusi, mida sa oled soovinud teha ära lõpuks need asjad, mida sa oled pidevalt edasi lükanud. Võib-olla kasvatada ka oma sissetulekut, kui see on sinu soov, leida lõpuks endale see kaaslane, keda sa oled soovinud. Sest sina oled kõige põhjus siin maailmas ja see on väga oluline iseennast tundma õppida.
nii. Ja mina tunnen, et minu tugevus on teiega rääkides märgata teie uskumusi, päriselt näidata teile teist seda vaatenurka ja mul on nüüd mõte, et ma äkki tulen korra järgmine nädal siia uuesti laivi, sest kes te registreerisite siia tänasesse laivi, siis ma olen teilt saanud nii palju küsimusi. Ma olen tõstnud need siia Drive'i kõik kokku. Ma tahaks neile täiega vastata ja mõtlen, äkki teeks seda veel avalikult. Ma ei ütle nimesi, on ju, ma isegi võtsin siit nimed ju kõik tagant ära küsimustel. Et kuidas vanasse mustrisse mitte tagasi langeda, kuidas parandada oma keskendumisvõimet, kuidas hoida end motiveerituna, kui, kuidas kuidas tupikust välja tulla, kuidas peale pikka tööpausi leida taas tegutsemistahe ja kirg. Kõikidele nende küsimustele on töölt üks vastus. Õpi iseennast paremini tundma, ärka üles, tule välja sealt oma ringi rattakäigust. Ehk siis ma küsin su käest, et kui palju mitmendat korda oled sa samas kohas oma elus, kas see on iga nädal, kas see on iga kuu, kas see on kord poole aasta jooksul, kord aasta jooksul, kui palju sa jõuad sellesse samasse punkti, sest me elu käib kogu aeg ringiratast ja me lähme natuke spiraalis ülesse poole, aga mis siis, kui see kitsaskoht läheb ka ülespoole, läheb veel hullemaks. Sealt on võimalik välja tulla, see on see, mida ma nägin pimeruumis, kuidas ma lihtsalt käin ringi ratast. Ja ma saan nii palju sind aidata sealt välja tulekuga. Nii et kirjuta info@kaie.com, kui sa oled sellest huvitatud. 9 nädalat, 20. oktoobril alustame, täpselt enne jõule, 21. detsember lõpetame. Ma teen kindlasti sinna vahele lisavebinare, üldjuhul me kohtume kord nädalas, tund aega või 1,5 tundi. Ma annan sulle ka töölehed, sest et see, et sa tuled ainult kuulad ja erinevaid esinejaid kuulad, sellest pole mingit kasu. Minu kursusele ei tule erinevaid esinejaid. Minu kursuse peaesineja oled sina, et sina saaksid aru, kes sa oled. Sest nagu tänases emailis, kes saab minult väärtuskirju, ma kirjutasin, et asi ei ole selles, mida sa tahad saada, vaid asi on selles, kelleks sa muutud ja mitte kuidagi ei pea kedagi teesklema, vaid et sa saaks olla see, kes sa tõeliselt oled siia maailma tulnud olema. Ja kui sa oled valmis päriselt nüüd iseendaga kohtuma, neid rikkuseid, enda sees olevaid rikkusi välja arendama, siis oled sa sinna kursusele väga oodatud. Väga loodan, et mul said kõik asjad räägitud. Ja läheme koos teekonnale, kes seda valib teha. Aitäh, et sa olid siin kuulamas, aitäh, et sa olid siin vaatamas ja peagi saadan info teele nendele, kes olid registreerunud ja postitan ka avalikult ja annan teada, mis päeval me järgmisel nädalal tulen siia laivi ja vastan teie poolt esitatud küsimustele. Aitäh sulle ja tšau-tšau!